väga super, aga mingi hea konkreetne näide, et kõik saaksid aru. Et kui me siit nagu kaugelt vaatame, alt me enam-vähem vist näeme 5 sihukest halli kasti. On see nagu kaugelt teil näha või? Ehk siis arvatavasti, kui me niimoodi kõige lihtsamat asja võtame, siis äkki on sihuke 5 tootmisliini või 5 konveierit näiteks, mis teevad nii-öelda mingit tegevust. Ja siis oletame, et meie toode koosneb näiteks 4 tootmisliinist või 5 tootmisliinist. Ja siis selleks, et see järgmine tootmisliin üldse hakkaks tööle vaja, et see eelmine nagu lõpetaks oma töö. Et kui me sinna Stoneridge'i lähme, siis seal arvatavasti need tootmisliinid on isegi olemas. Et seal on nii, et ühelt poolt pannakse asi sisse ja siis teiselt poolt tuleb asi välja juba, kus on valmis toode. Ja siis see toode pannakse järgmise liini peal, seal pannakse veel asju juurde, veel asju ja siis lõpuks saab see asi valmis. Aga peab ka nüüd mõtlema seda, et näiteks kui meil on need 5 liini ja mingi üks liinidest ei jõua järgi näiteks, et kuidas ma ütlen, näiteks mingi komponenti ei ole ja siis ta ei suuda isegi tööd teha. Ja siis ta on nagu sihuke pidurdusmoment, et meil pole mõtet eelnevalt ju teha mingi mustmiljon asju valmis varakult, kui me ei saa selles punktis nagu edasi minna. Ja seal on ka palju keerulisem see asi, aga laias laastus näed, ta läheb sinna switchi, mis asi see switch on? Google.com, mis ütleb teile? No siis põhjenda või täpsustage. Teoorias siin seal laua peal üks switch vedeleb. Et üks või mitu neid LAN-pesasi. Ja küsimus nüüd järgmine, mis erinevus on switchil ja ruuteril? Meil kodus ju on ruuterid olemas. Wi-Fi asjad, telekad. Olete näinud? Mis erinevus on switchil ja ruuteril? Nojah, kui me viskame selle wirelessi sealt välja, sest see on lihtsalt see toode, mis teile koju on välja mõeldud, kus on nagu mitu asja kokku pandud. Aga ruuter on ka olemas nagu eraldi seisev seade ja switch on ka olemas eraldi seisev seade. Nüüd on küsimus, miks nad erinevad või miks see hinna erinevus on? Et kui te vaatate seda laua peal switchi, siis arvatavasti see on nii-öelda loll seade. Ehk siis panete kaabli sisse, midagi seadistama sealt sees ei pea, ta lihtsalt jookseb. Ükskõik mis suunas. Ongi kõik, ehk siis ühendab neid asju. Aga ruuteris meil on võimalik seadistada näiteks, et kas nii-öelda portide kaupa või siis nii-öelda prioriteeri panna mingisuguse teatud signaalidele ja nii edasi. Et ma ei tea, kas te olete nii vanad, et kunagi see, kui te ostsite sealt sellest Elisast või kuskilt selle ruuteri, siis tuli tehnik ja seadistas ta seal teil kodus. Neid aega mäletate? Ma ei tea, mul oli nii, et anti karpi koju, pane järgi ja kõik. Aga vanasti oli nii, et seda ei tehtud, tuli siis eraldi inimene, kes seadistas seda. Ma ei tea, kus teil on. Kas te olete seda näiteks ruuteri sisse läinud kunagi arvutiga kodus või kuskil mujal? No, kui te olete sinna sisse läinud, siis arvatavasti seal on erinevad nii-öelda seadistusvõimalused. Kas panna mingisuguse piirangu või panna mingi prioriteedi või siis panna mingi muu asja. Kõige lihtsam on see, et piirate mingit lehekülge nii-öelda. See on nagu kõige lihtsam. Ja nii edasi. Nii, aga sealt on mingi andmebaas, siis läheb switchi ja switchis läheb põhimõtteliselt laiali, nagu näete. Läheb vasakule, läheb paremale, edasi, tagasi ja nii edasi.
noh, HMI paneel, et mis see peaks olema selge, aga igaks juhuks küsin, mis see on ja milleks vaja. Google.com, vana hea, olete kuulnud sellist kohast? Pange otsingus HMI paneel, et mis see on. Et on Human Machine Interface paneel, kes siis koht, kuhu saate vajutada näppudega. Et eriti kaugele ma ei viitsi tulla, aga siinpool seda, kuidas ma nüüd ütlen, lauda, näete, siin on üks paneel olemas. Siin on mingi 3-4 nuppu ja võimalus näpuga vajutada. Ehk siis sinna tuuakse välja niisugused põhiasjad. Noh, kõige lihtsam põhiasi on nii-öelda start ja stopp ja siis mingisugused häired näiteks. See on basic asi. Kui te tahate nagu raskemaks minna, siis sinna paneelile saab välja tuua kogu selle protsessi. See on nüüd selle Ethercati protokolliga tehtud. Seal see protokoll võimaldab nagu rohkem teha. Et kui see, mis siin laua peal on nii-öelda Profinetiga, see võimaldab natuke vähem teha. See on lihtsalt nagu, see on uuem lihtsalt. Ta võimaldab teha niimoodi, et te saate selle HMI paneeli pealt, ma ei tea, videomänge mängida. Et see on lihtsalt võimalus rohkem. Nii, lähme siis switch'is sinna, kuidas ma ütlen, paremale äkki. Mis te siis näete, see on nagu arvuti. Ma ise arvan, et see võiks olla mingisugune arvuti, mis on nii-öelda statsionaarne, ehk siis kast. Et kui me käisime selles Elone, seal põhimõtteliselt on sihuke konveier ja siis konveieri peal seisab mingi sihuke eriti vana laptop, nagu vana nii-öelda visuaalselt. Et lihtsalt kontrollib sealt seda protsessi. Näete, seal on siis tehtud niimoodi, et see arvuti on ühendatud switchi ja läbi switchi ta on ühendatud siis kõikide muude kohtadega. Aga välja arvatud minu poolt siis nii-öelda 2 paremat halli kasti, et sealt ühendust ei ole. Ehk siis esimesed 3 on ühenduses selle arvutiga ja 2 parempoolsed siis nagu ei ole. Ja selle kõrval on siis nii-öelda laptop. Mis see on? Paku huupi. Et üks on sihuke statsionaarne, mis protsessi kontrollib, jälgib. Teine on siis laptop, mis nii-öelda konfigureerib või seadistab. Et miks me ei saanud nagu ühte panna kõik. Huupi. Kas või, et nii-öelda mobiilsus tuleb mängu. Teoorias nad võiksid olla ka ühes arvutis, aga ju siis siin skemaatiliselt on nii tehtud, et see on nagu päris asi maailmas. See on nagu, ei ole huupi võetud. Nii, ja siis see, mis on see edasi veel nii-öelda mobiiltelefon, mis te sellest arvate? Olete kunagi näinud mobiiltelefone või? Võib-olla isegi ei pea olema mobiiltelefon, ta võib olla mingi muu seade, mis on käes hoitav, väiksem. Aga näete, ta on ühendatud selle viimase liini nii-öelda slave'iga nii-öelda. Näete, see punase joonekesega näitab nii-öelda info liikumist nii-öelda edasi-tagasi. Ehk siis sealt arvatavasti on tehtud niimoodi, et see kõige parempoolne osa on siis nii-öelda selle tootmisliini, see viimane etapp. Kui sealt mingisugune asi nagu saab valmis, siis arvatavasti mingi pluss-miinus mobiiltelefoni tuleb mingisugune teade, et seada valmis, et palun eemaldage või mingi taoline variant. Ja siis sealt juba inimene viib selle asja edasi. Nii, lähme korraks võib-olla taase allapoole. Mis te selle Masteri arvate? Mis see on?
Google ütleb. Aga võib-olla ärge pange lihtsalt master otsingusse, et see ei anna teil midagi. Pange siis näiteks mingi network master või industry master või mingi taolist. Et see master on siuke liiga globaalne sõna, et ta annaks midagi konkreetset. Ja siis selle masteri vastand on siis slave või alluv nii-öelda kohalikus keeles. See on lihtne, et need kastid, mis on nii-öelda allapoole, mis on siuksed kollasega ühendatud, need arvatavasti kasutavad mingit muud protokolli, aga idee on see, et sinna alla on ühendatud nii-öelda mingi arv andureid, täitureid, siis ta teeb selle nii-öelda käsu, master kontrollib neid kõiki slave vastavalt siis nii-öelda programmile ja programm on siis ühendatud nii-öelda võrguga selle punaste joontega. Ja siin on siis põhimõtteliselt see, kuidas ma ütlen, keskmine tootmisliin, seda millegi pärast saab ümber muuta või ümber seadistada, aga teised on siuksed, tundub, et lihtsalt nii-öelda ükskord tehtud ja kõik. Ja siis masteril on siis mitu võimalust, kuidas suhelda, kas ta suhtleb nüüd läbi switchi, ehk siis esimesed 3 või siis nii-öelda viimased 2 ja siis keskmine master arvatavasti suhtleb mingisuguse, noh, ma ei tahaks öelda wifi'ga, aga mingisuguse raadiolainete süsteemiga. Muidugi see kaabel on alati nii-öelda eelistatum üleüldse, kui ei ole mingisugust special asja. Et kaabel on kindlam ja siis seda on kergem tõmmata siis nii-öelda mingi pikkuse peale. Aga ju siis seal oli mingi, kuidas ma ütlen, vajadus. Lihtne. Nii, mis protokolli näete? Mis on tuttavad sõnad või vastupidi, mis ei ole tuttav? Ega selle skeemi pealt nii-öelda rohkem kui see Ethercat automation protokoll rohkem ei olegi. Need, mis on hallid ja kollased ja punased, ei oska öelda, mis on täpselt on. Aga see Ethercat, see on siuke hea, kuidas ma ütlen, suund, mida kõik hakkasid võtma. Et see on siuke jällegi globaalne protokoll, mida võiksid kõik kasutada. Kui te teete näiteks midagi uut, kui te teete midagi vana, siis arvatavasti peate kasutama seda vanat süsteemi, vanat protokolli. Et sinna me kindlasti, ma isegi loodan, äkki täna jõuame. Nii, soojendus tehtud. Ma vaatan, mis siin kirjas on. Eelmise jutu siis nii-öelda täienduseks. Siis kui me räägime nagu võrgus, siis meil võrgus peab olema vähemalt mingi arv seadmeid. Ehk siis meie mõttes siis ta võiks olla vähemalt 2 seadet ja seadme all siis me võime mõelda, kas nüüd näiteks paneel ja kontroller või siis kontroller ja arvuti. Ehk siis mingisugune elementide kulk, et ei saa olla nii, et ma ei tea, võtate mingi klotsi ja ütlete, et teil on võrk, teil siis võrku ei ole. Näiteks, kui te võtate kontrolleri, see hetk, kui te nagu programmeerite seda kontrollerit, siis teil on nagu võrk olemas. Aga siis, kui ta hakkab nii-öelda ise täitma seal mingit programmi, ehk siis võtab andurit ja täiturite programmi sisse, siis ta on juba eraldiseisev asi. Et see erinevus võib-olla võiks meelde jätta. Ja siis, miks me üldse võrku tahame panna, ehk siis me tahame infot vahetada. See on see meie põhieesmärk. Et kui me programmeerime, siis me põhimõtteliselt saadame arvutis kontrollerisse mingi info
kui me teeme mingi diagnostikat või järelevalvet, siis me võtame kontrollerist arvutisse infot. Kui meil näiteks on vähe suurem mingi süsteem paika pandud, mis koosneb mitmest kontrollerist, siis me tahame näiteks, et kui meil oli eelmise pildi peal mitu tööstusliini, me tahame, et see esimene tööstusliin töötas küll nagu iseseisva üksusena ja kui ta lõpetab mingi oma protsessi, siis ta annab selle järgmise tööstusliinile infot, et jätka protsessi näiteks ja siis jätka ja nii edasi. Või siis mõnikord on ka nii, et on mingisugused nagu hargnemised, ehk siis näiteks kui te vaatate isegi need asjad, mis siin seina ääres on, see on ka ju põhimõtteliselt tootmisliin ja iga selle käru järgi paneme oma kontrolleri ja siis me tahame, et see esimene protsess lõpeks ära ja siis teine kontroller saaks aru, et eelnev protsess on lõpetatud, et jätka tööd. Me ei taha, et ta töötaks nii-öelda tühja. Et see on nagu tähtis. Ressurssidest me juba natuke rääkisime, et seal nagu erinevaid nii-öelda variante. Et mõnikord me tahame, et ühte seadet, ühte täiturit saaks juhtida mitme kontrolleriga. Tavaliselt me seda otseselt ei tahaks isegi. Võib-olla tahaks niimoodi, et see kontroller saadaks teisele kontrolleri mingi teavet ja siis see juba juhiks täitureid. Kui teil juhtub nii, et teil on näiteks üks mootor ja seda juhib nii-öelda 2 kontrollerit, siis te peate panema siis mingi prioriteedi, et kelle siis nagu eesõigus on. Muidu juhtub nii, et üks ütleb, et ma ei tea, tee tööd ja siis teine ütleb, et ära tee tööd ja siis tekib siuke nagu huvide konflikt. Et see konflikt on nii-öelda kõige hullem asi, mis saab olla. Ja andmetööstus, töötlus, see on ka siuke 2 otsaga asi, et kui tal on siuke vähe suurem tootmine, siis need andmed on teile võib-olla isegi tähtsad. Aga peate nii-öelda pikemas perspektiivis mõtlema selle peale, et mis te nüüd selle andmetega peale hakkate. See, et te teate, mitu minutit see tootmisliin töötas ja kui kiiresti, et see on nagu lihtsalt nagu Exceli tabel. Aga mis selle infoga nagu edasi teha? Kas me suudame mingi analüüsida neid andmeid ja näha, et siin me võiks kokku hoida näiteks 2 sekundit ja seal näiteks 5 sekundit ja nii edasi. Et see on nagu küsimus, mis teete sellega. Ja kui me vaatasime seda suurt struktuuri, siis kui on vähe suurem tootmine, siis arvatavasti sealt peaks olema siuke hea koht, kuhu kõik need asjad kokku jooksevad. Aga see peab olema siuke hea suur tööstus. Et ma arvan, et kui sealt Stone Ridge'ist vaadata, seal neil peaks olema, siis see on suur tööstus. Seal need infod kõik jooksevad kokku ja siis nad analüüsivad neid asju. Nii, selline ilus pilt. Kas teile meeldib? Erinevus siis nii-öelda local network'iga ja suurel võrgul. Kui me siit nii-öelda teeme oma majas või oma klassis midagi, siis meie jaoks on ikkagi nii-öelda local network. Meil ei lähe edasi. Kui me hakkame nüüd, siin on kirjeldus, et kui me lähme nüüd nii-öelda globaalseks, siis ta läheb nii-öelda wide area network'iks, aga selleks meil on vaja tõsist mingi suurt asja. Kui meil on tootmisliin või tootmistehas, siis ta on ikkagi nii-öelda local network'iks. Kui näiteks teil on erinevas linnades või erinevas riikides nii-öelda tootmistehased, mis sõltuvad üksteiselt, et näiteks üks toodab materjali teise jaoks või siis vastupidi. Et siis meil on vaja teada, et kas see tehas nagu sai valmis neid jupid või ei saanud. Kui ta ei saanud valmis, siis võib-olla teine tehas lihtsalt seisab. Aga Eestis on suhteliselt vähe ikkagi neid asju. Meil on pigem siuke lokaalne võrk, kus me isegi sealt Elones, kus me käisime, seal oli niimoodi, et meil need masinad seisavad põhimõtteliselt nagu eraldi ja ühest masinast teise masinasse tõstab nii-öelda inimene. Ehk siis see üks masin lõpetab oma töö ära, täidab seal siuksed nagu kandikud ja siis selle käruga kandikud inimene viib nii-öelda järgmisse
liini. Et siis ei ole seda suhtlust erinevate masinate vahel. Põhjus on võib-olla ka see, et ei usalda neid masinaid nii palju või siis on odavam panna see inimene sinna vahele, kui ehitada mingisugune masin, mis paneb edasi. Samas nagu nende jutust ma sain aru, et neil see võimalus on, et ühendada mitu masinat kokku, et peaks olema täisautomaatne. Aga miks nad seda ei tee, ei oska öelda. Et ma saan aru, et seal on niimoodi, et see tootmine või need seadmed, mis nad teevad, seal kogu aeg need muutuvad. Et nad ei ole nii, et toodavad mingi ühte, ma ei tea, iPhone'i seal 1 000 000 tükki, vaid pigem toodavad seal 1000 tükki, siis toodavad mingit muud 1000 tükki ja siis veel midagi. Pidevalt peavad muutma neid asju. Et see on niisugune mõtlemiskoht. Aga ma ei tea, kas te olete LAN-võrgus mänginud kunagi või? Arvutimänge? Et kujutate ette, mis see on, et teil on üks või mitu arvuteid, pigem mitu siis. Panete mingi mängu püsti, mis teil see mäng on? Ma ei tea, selles mõttes ma ei mängi neid mänge, et ma ei saa midagi pakkuda teile. Et panete mängu püsti ja siis teised liituvad ja siis mängivad ja siis keegi võidab, keegi kaotab. Aga te olete selles lokaalses võrgus nii-öelda, ma ütlen siin klassis või võib-olla 2 klassi peale, see on teie lokaalne võrk. Kui te lähete nii-öelda kellegagi mängima, kes on seal kuskil Prantsusmaal või kuskil, siis see on juba global. Ja siis on siis vahepealsed variandid. Et seda manni, no võib-olla see on see, et ma ei tea, võib-olla TalTechi need kampused, need on natuke laiali seal, kus nad on kõik. Et seal võib-olla on see MAN network, aga ma kahtlen. Pole mõtet eraldi teha. Ja siis SAN, mis te sellest arvate? Storage network. Mis on teie emotsioonid? On teil kuskil kodus mingi salvestus, kõvaketas või midagi? Või veel parem mingi NAS või mingi suurem variant? Äkki kellelgi on server kodus? Ei ole, pole kuulnud. Aga põhimõtteliselt koht, kus te koos salvestate mingid asju, mingid infot, mingi andmeid. Mis te nüüd sellega edasi teete, see on juba teie enda mure. Aga mõnikord on seda vaja. Ja siis eriti, kui teil on need tootmisliinid, mis iga nädal teevad mingit uut toodet, te peate need nii-öelda ümber programmeerima või uue nii-öelda seadistust tegema. Ja selleks, et need vanad asjad nii-öelda kuskil ära ei kaoks, salvestate kuhugi sinna serverisse ja näiteks, kui teil on vaja kaugemas tulevikus teha täpselt samasugust toodet, mis te tegite eelmine aasta, siis lihtsalt sealt serverist saate programmi peale lasta või siis analüüsida, kas see tegevus, mis te nüüd tegite eelmine aasta, kas ta on nagu optimaalne või mitte. Nii, see on ka niisugune hea huvitav pilt. Et mis on erinevus? Kui te nii-öelda kaugelt visuaalselt vaatate. Ja võite isegi mingit näidet tuua. Noh, võtame selle, ma ei tea, kumba te tahate selgitada, vasakult või paremalt.
ehk siis server on siis nii-öelda, kuidas me ütleme, pealik või tal on rohkem õigusi kui nendel alluvatel. Kui me näiteks tahame, et üks kontroller saadaks mingi teisele kontrolleri mingit infot, siis me peame andma serverist nii-öelda luba, et see üldse hakkaks toimima. Sest kes teab, mida tahab öelda talle. Äkki ta ütleb midagi halba. Selle meie ei meeldi. Ja see, mis on nii-öelda vasakpoolne, ehk siis peer access, see on siis see, et kus põhimõtteliselt kõikidel on suht võrdsed õigused. Lihtsalt ühendate sinna switchi ja ühes nii-öelda kontrolleris saadate seda info välja ja siis teiselt poolt keegi peab selle info nii-öelda vastu võtma. Aga samal ajal võib ka kõik muud seadmed seda infoga midagi peale hakata. Jällegi sihuke nagu lähenemise viis nii-öelda. No, ja server on jällegi sihuke halb sõna, kus ta on põhimõtteliselt arvuti, kus te saate eraldi programmeerida, jälgida kõiki neid samuseid alluvaid. Saate anda neile eraldi mingi käsud. Näiteks, et kui tal on suur tootmisliin, saate serveris nii-öelda juhtida kõiki neid tootmisliine või siis korraga välja lülitada näiteks või kõike muud. Nii. Ma ei tea, kas see on sama pilt, mis eelmine, aga nii. Ma ei tea, kas mäletad, kas see oli sama pilt või uus pilt? Ma otseselt nagu ei tule meelde, et kuidagi tuttav ta on. Aga näete, seal üleval on see nii-öelda management level, siis management level nii-öelda elab omaette, siis ühendab ennast nii-öelda alumise leveliga ja see omakorda ühendab meile veel alumise leveliga. Siin laias laastus on nii-öelda kombineeritud see asi, et ühelt poolt meil on olemas jah, seal üleval nii-öelda management, aga teiselt poolt meil on siis nii-öelda see keskmine level ka olemas, kellel on õigusi teha muudatusi ennast allapoole seadmetes. Ehk siis näiteks mingisugune aatomelektrijaam läheb käiki, et siis me ei oota mingit käsku sealt ülevalt, me saame selle vahepealse leveliga nii-öelda teha mingeid muudatusi, äärmisel juhul välja lülitada. Lihtne, aine. Nii. Esitage mingi häid küsimusi. Vaikus, no siis mina esitan. Nii. Selline töö. Ehk siis selline pilt. Võib-olla alustage nii-öelda altpoolt, et proovige aru saada, mis on selle eesmärk ja siis kuidas see võrk siis nagu töötab, mis need võimalused on ja nii edasi. Noh, 10 minutit. Arutage. See on veel hea sihuke inglise keeles, siit saab nagu välja lugeda. Ja võib-olla vaadake, mis protokolle te siit nii-öelda välja loete. Nii, tegutsege. Proovige võib-olla tõlkida või siis need asjad, mis on arusaamatu. Ma arvan, et USB on teil aru, mis see siis on, aga kõik see muud
võite kasutada arvutit või paberit või telefoni. Tehke tööd. Te kas hakkate paremalt või vasakult, ülevalt alt, et vahet ei ole. Kuigi vaiksed olete. Depressioon või? Kõik muretseb, hinnata nagunii selle eest ei saa. Teeme koos siis või? Kuigi vaiksed olete. Nii, mina küsin, teie vastate. Lihtne. Alustame siis äkki ülevalt. Mis see TwinCat, mis see on? Te võite Google'it kasutada, ei pea. Nii, siis see on nüüd see tarkvara, millega programmeeritakse kõik need alumised kihid. Ma ei tea, näete, et see on CD seal või nagu ei kujuta ette, mis see on. Nii, mis siis Industrial PC C6 ja midagi, mis see on? Võite guugeldada. Mis ta nagu eesmärk on? Ja siis põhimõtteliselt arvuti. Mis erinevus on siis selle Industry PC-l ja siis tavalisel kastil, mis on teil kodus või siin laual? Ma ei tea, kas te nagu hinda leidsite selle asjandusele või? Mis ta PC C6 midagi? Palju ta maksta võib? Teoorias see peaks olema konkreetne jupp. Tal peaks olema hinnasilt juures. Vaadake igaks juhuks hinda, et siis saaks nagu suurusjärgud kas või teada. $4000. 4000 eest saaks ju päris hea arvuti. No siis see päris hind on siis suurem arvatavasti. Aga võtan 5000 nii-öelda suurusjärguks. Nii, mis ma siis saan selle 5000 eest? Miks ma pean maksma nii suurt raha? Teoorias ma ju võin selle vana laptopi, mis maksab mingi alla 1000. Ahaa. Vähemalt suurusjärgud. Aga me saame aru, et miks mitte tavaline see laptop või tavaline kast? Miks mingi sihuke kallis asi? See on põhimõtteliselt sihuke loogika küsimus rohkem.
sest see tarkvara ta täiesti hästi töötab ka tavalisel laptopil ja tavalisel kastil. aga miks just see mingi industry PC? Pakkuge huupi. Noh, kujutage ette, kas te olete kunagi neid kastikaid lahti võtnud ka või? Kodus. Kas te nagu kujutate ette, et seal sees on nagu tolm ja mustus ja kõike muud? Ja see on teil kodus, kus teil on suhteliselt puhas keskkond. Ja kui te lähete kuhugi tööstusesse, siis seal ei ole puhas keskkond. Ja see arvuti, mis te saate siit kuskilt Euronixist või kuskilt mujalt, ta suht kiiresti läheb katki. Ja kui teil iga see minut on seal tööstusliinil nagu tähtis, siis see nõrk lüli ei ole kõige parem. Ehk siis industry PC, see on tavaline PC, aga ta on nagu tolmu ja niiskuse vastu kindlustatud või kaitstud. See ongi kõik. Seal ei ole mingi special mingi assi sees. Tihtipeale see PC parameetrid, ma ei tea, on teil seal kuskil parameetrid ka kirjas või? Mis need protsessorid, asjad, mälud on? Noh, i7, et ei ole tänapäeval nagu sihuke ei tea mis asi. Et selles mõttes tavaliselt need, kes tahavad kokku hoida, siis võtavadki kõige tavalisema selle Windowsi kasti ja siis viivad ta selle keskkonnast nagu välja. Läheb puhtamasse kuhugi kontorisse. Sealt ta seisab. Okei, siis sealt liigume paremale. Multitouch paneel. No see peaks olema ju eriti moodne sõna noorte seas. Mis te arvate? Ja mis ta teeb nagu? No põhimõtteliselt küll jah, ehk siis mingi paneel, näete, see on kirjas, et erinevad suurused, aga samas te võite tööstusesse panna enam-vähem pluss miinus sellise suure paneeli, kus teil näiteks on kõik kogu teie tootmine ühe ekraani peal ja siis saate vajutada mingeid nupukesi. Ja see nupukeste vajutamise on lihtsalt eelneva programmis paika pandud mingi stsenaarium, ma ei tea, start, stop ja tee seda ja teist. Nii, ja siis nüüd näete, läheb selle nagu allapoole. Näete, seal on siis see Ethernet TCP/IP. Väga keeruline sõna. Mis tähendab? Seda võite guugelda, see on sihuke üldine teadmine. Ma arvan, et kõik on seda päevas mitu korda kasutanud. See Ethernet TCP/IP. Et mis see on? Seal allpool on veel, aga sealt ma lihtsalt siit ülevalt liigun niimoodi, et siit ja siis kuidagi hakkan võtma. Nii, aga pakkuge huupi. Ahah, no võtame siis nagu järjest. Ja siis collection of protocols, ehk siis näete, seal on nagu mitu asja. Ethernet, TCP ja siis kaldkriips IP. See on umbes 3 asja kokku pandud. Et enamus meie suhtlus tänapäeval, kui te lähete internetti, kasutab seda protokolli. Ja miks Ethercat on nii hea, et siis ta kasutabki seda protokolli nii-öelda aluseks, võtab selle aluseks ja sinna peale paneb siis omad asjad. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et
kuna me kasutame seda protokolli, me võime näiteks selle Industry PC tõsta näiteks kõrvalmajja või kõrvalriiki. Kuna me kasutame seda üldkasutatavat standardi protokolle, me saame selle peajaama või peakontrolleri või PC tõsta siit kaugemale. Kui me näiteks mõtleme Siemensi peale, siis seal on see Profinet ja siis Profinetiga teil on vaja eraldi kaabel tõmmata, et ei saa kasutada seda Etherneti protokolli. See tähendab seda, et kui näiteks meil oleks soov panna see Industry PC näiteks 3. korrusele, siis meil oleks vaja eraldi kaabel siin tõmmata. Aga selle puhul on see eelis, et me saame kasutada seda olemasolevat võrku, mis meil siin majas võiks olla. See on nagu eelis. Nii, ma ei tea, lähme allapoole äkki või? Audio mingi, mis ta on seal, mingi embedded PC optional interface. Ehk siis, mis veel on huvitav selle protokolli puhul on see, et ta töötab Windowsi peal. Kui te võtate näiteks, kuidas ma nüüd ütlen, mingisuguse kontrolleri, kas või Siemensi, siis te peate selle Windowsi arvuti pealt selle programmi valmis ehitama ja saatma kontrollerisse ja siis ta elab seal kontrolleris. Selle puhul on siis tehtud nii, et see programm võib elada arvutis. Teil ei ole vaja nagu saata sinna kontrollerisse. See võimaldab seda, et kõik need arvutustehted, asjad, värgid, nad elavad seal arvutis ja need alumised on siis ainult info vastuvõtjad. Ühelt poolt see võimaldab seda, et teha need asju odavamaks, aga teiselt poolt, kui te lõikate selle pea maha, siis alumised kihid võivad mitte töötada. Peate neid riske natuke aru saama. Ja see, mis on embedded PC-s, on tavaline arvuti, samasugune nagu seal Industry PC oli, aga ta on niisugune väiksem tindliistu peale pandav. Ja siis siit võib-olla, ma ei tea, kas te näete või mitte, aga näete, siin on isegi 4 pesa äkki. Ehk siis interneti see tavaline kaabel läheb sisse ja siit läheb edasi. Või siis näiteks, näete, siia on ka pesad olemas. Ja siis see võimaldab seda, et me saame kasutada neid seadmeid vastavalt nagu, kuidas meil soov on, et see topoloogia on ülilihtne. Ja siis kui me vaja panna siis nagu järjestikku, siis paneme ühed teise ja siis jookseb nii kaua, kui ta jookseb. Kui on vaja teha näiteks mingi tähtühendus või mingi ringühendus, siis samamoodi, et panen switchi vahele ja kõik töötab. Võimaldab ka kasutada kõige odavamat switchi, mis teil siin poodides on. Aga see odavus tavaliselt neid ei võeta, sest nad ei ole nii töökindlad. Pigem võetakse need seadmed, mis on nagu mõeldud tööstusele, just et neil oleks mingisugune tolmu ja niiskuse kaitse. Nii, siis on seal, lähme võib-olla siia allapoole. Ehk siis nad on suht sarnased, aga siin on see, et siin on lihtsalt mooduleid rohkem. Nii, TCP/IP, seda me vaatasime. Ma ei tea, vaadake, mis see RS232 on. See peaks olema tavaline Google'i pildiotsing. Saite või? No, otsik. Et, kus ma ütlen? Pesa on siis nagu vastuvõtja, aga tal peaks olema see nagu isane pool ka.
Nii, neid otsikuid on rohkem kui üks, seda võiks nagu meelde jätta. Ja tihtipeale need otsikud, nad ei ole nagu lambist võetud. Kui on mõeldud välja see otsik, siis arvatavasti on sinna järgi pandud ka mingi muud jupid. Ehk siis näiteks palju need voolud on, palju see pikkus on, mis kaabel sinna tuleb, mis otsik tuleb, kas selle otsikuga saab ühendada mingeid muid asju ja nii edasi. Ehk siis kõige parem näide võib-olla on see, et mis otsikuid te tunnete üldse. HDMI otsa tunnete, on ju. Neid vanu otsikuid tunnete ka arvatavasti. Ehk siis teoorias, kui me nüüd tahaks lihtsalt siit nagu kaabli ära lõigata ja siit kaabli ära lõigata ja siis lihtsalt juhtme kokku panna, siis arvatavasti ei tööta, sest voolud ja muud parameetrid on erinevad. Et õnneks või kahjuks on olemas ka need üleminekud, aga iga see lisalüli selles nii-öelda protsessis on nagu ohuallikas. Et ma ei tea, halvasti kokku pandud või läheb käiki või mingi muu asjandus. Nii, edasi. Ma ei tea, vaadake, mis see AES 7.0 on otsa, see on mingi eriti huvitav asi. Tavaliselt peaks olema meil lihtsalt Google'i otsing. On seal mingi veel info või? Selles mõttes ma pole sellest kuulnudki midagi. Aga ju siis mingi audio asjanduse jaoks välja mõeldud. Et see viib meid tagasi ajalukku, kui igal ühel oli oma protokoll, igal tootjal. Ja see tegi aju või kogu süsteemi nii-öelda raskeks just selles mõttes, et sa ei saanud lihtsalt USB otsa toppida sinna kuhugi arvutisse ja kõik töötab. Nii, siis see keskmine osa seal midagi huvitavat vist ei ole, ehk siis jälle mingi arvuti, jälle mingisugune arv ekraane, ehk siis kaugelt vaadates see võiks olla mingi multimeedia asjandus. Igaks juhuks küsin, et vaadake ka seda Power over Interneti. Seda asjandust, seda ka päris tihti kasutatakse. Et mis see on nagu? Mis ta eelised on äkki või? Selles nimetuses võiks olla nagu esimene vihje Power over Ethernet, et mis emotsioonid sellega tulevad teil? Ja siis kõige lihtsam on see, et kui need uuemad kaamerad on, te ei pea nagu kahte kaablit tõmbama, tõmbate ühe kaabli,
läbi konkreetse nii-öelda seadme ja mis ta toidab siis seda kaamerat nii-öelda toite mõttes ja siis vahetab infot ka. Tegi jälle lihtsamaks. Vaadake, mis asi see SMPT on. Ka mingi audio asi arvatavasti või video asi. Ja mul on Society of Motion Picture and Television Engineers. Mingi standard, mis on nende poolt välja mõeldud, saadab digitaalse meedia kasutades IP network'it Wikipediast. Ehk siis jälle mingisugune protokolli moodi asi. Ja ma ei tea, kas te panite tähele, et need samused moodulid või siis embedded PC, nad on nagu modulaarsed. Kui te vajate midagi nagu juurde, siis te ei osta nagu täiesti uut seadet, vaid te ostate nagu lisamooduli juurde. Näiteks on teil vaja mingisugust RS232 otsikut, siis te ei osta nagu eraldi seadme, vaid te ostate nagu mooduli juurde. See on, kuna see on üks tootja, siis seal on lihtne kogu see seadistamine. Probleemid hakkavad siis pihta, kui on näiteks erinevate seadmete tootjad ja siis te tahate neid kokku panna, siis seal võivad nagu probleemid tekkida. Nii, okei, see ülemine PC on jälle lihtsalt PC. Siin all on siis mingi switch arvatavasti. Ma ei tea, ma ei tundu, et see on ruuteri moodi asi, võiks switch olla. Ja siia on siis ühendatud mingisugused X asjad. Ehk siis telekas, projektor ja mingi telefon. Ja siit siis läheb üldevõrku. Ja siit siis lisaks veel jällegi PC, siia on mingisugune ma ei tea, mingi liikumist tuvastav kaamerasüsteem. Ja siis jällegi terminal ja siis jälle mingisugune ühendamine, kuidas ma ütlen, üle õhu. Nii, see ei ole huvitav, huvitav on siin. Mis te sellest nüüd arvate nimekirjast? Ehk siis kasutades seda interneti TCP/IP protokolle, me saame ühendada ennast siis nii-öelda mingi teiste seadmetega, mis kasutavad mingi teisi protokolle. Tavaliselt seal on mingisugune üleminek või siis lisaklots, täpselt ei oska öelda, aga see on kõik võimalik. Just see, et praegu just inimesed proovivad nii-öelda, mis inimesed, firmad proovivad teha nii, et nende seade töötaks nagu erinevate teiste seadmetega. Sest on see, et kui sa näiteks ostad mingi pluss-miinus Maci arvuti ja seal saab kasutada ainult Maci tarkvara või seadmeid nii-öelda iPhone ja kõike muud, siis nagu turg on väike. Ja kui te saate seal kasutada nii Office'id kui ka mingi printereid ja mingi muid asju,
siis see suurendab teie nii-öelda turuosa. Nii, ja siit vanad head, mäletate, meil on field control level ja siis management level kõrgemale. Et sihuke jällegi hierarhia küsimus. Lihtne on ju. Muidugi, lähme edasi. Udune on võib-olla, aga ma ei tea, kaugelt nagu tundub, et võiks välja lugeda. Tegutsema. Ei tea, kas jõuame enne vahetundi või ei jõua. Hakkame äkki, ma ei tea, kummast te tahate tulla nüüd alt üles või ülevalt alla? Hakkame alt üles tulema. Võib-olla see on nagu kõige lihtsam meie jaoks. Nii, kuidas me hakkame vaatama? Hakkame siit vaatama äkki. Et meil on signaalid. Meie jaoks on need, ei tea, mis signaalid, aga päris maailmas on arvatavasti mingisugused andurid, nupud, mis tulevad nii-öelda kontrollerisse sisse, seal toimub mingisugune tegevus. Siit paremalt poolt siis nii-öelda on outputid, ehk siis paneb mingi mootori tööle. See on siis nii-öelda esimene tase, seal siis toimub mingisugune communication järgmise leveliga, ehk siis näiteks seesama Profinet Ethercat. Sealt toimub siis mingisugune control level, ehk siis kontrollitakse jällegi alumist osa. Seal siis läheb nii-öelda üles kuni viimase bossini välja. Ehk siis nagu näete sealt ülemistel levelitel tuleb mängu see IP aadress, mis koosneb nii-öelda 4 numbrist. Meil on see tavaliselt 192 algusega, aga sõltuvalt riigist on ta erinev. Ja IP aadress on siis nüüd selline aadress, mis määrab selle seadme aadressi võrgus. Tavaliselt, kui te ühendate selle arvuti suvalisse võrku, siis teil antakse, kuidas ma ütlen, automaatselt esimene IP aadress, mis on vaba. Kui te olete vähe paranoilisem, siis te määrate manuaalselt igale arvutile oma IP aadressi ja sealt ülemistel levelitel, kuidas ma ütlen, piirate ligipääsu ainult teatud IP aadressitega. Tähendab seda, et kui meil on näiteks kontori mingi võrk või tööstusvõrk kuskil seal tehases ja keegi tuleb suvalise arvutiga ja ühendab ennast sinna võrku salaja kuskil, siis ta ei saa ühendust, sest tema IP aadressit hakatakse blokeerima. Teine on see MAC aadress, mis on unikaalne igale seadmele. Ehk siis see MAC aadress on niisugune nagu füüsiline seadme aadress. Seda on praktiliselt võimatu dubleerida või järgi teha. Iga seade, mis teil tehakse kuskil tehastes, talle antakse oma unikaalne MAC aadress. See on nüüd see aadress, mis on ainult sellel seadmel. Kui te tahate seda nagu muuta, siis te peate minema selle juba riistvara tasemeni välja. Peate selle arvuti lahti võtma, otsima, kus see MAC aadress on salvestatud ja hakata seda muutma, aga tavaliselt keegi sellega ei viitsi tegeleda. See IP aadress tihtipeale muutub nii-öelda sõltuvalt siis asukohast ja palju teil seal võrgus on. Nagu näete, need IP aadressid, nad ei ole lõpmatuseni. 4 numbrit, teatud kombinatsioonid. Kui teil näiteks jääb puudu, siis te saate teha ala IP aadressid. Aga kuna kõik need samused protokollid enamasti kasutavad mingit tüüpi nii-öelda IP aadressid, siis me peame sellega nii-öelda arvestama. Me paneme näiteks 2 seadmele ühesuguse IP aadressi, siis seda võiks nagu vältida. Sest kui te saadate info teatud mingi kohta ja neid kohti on 2, siis võib mingi probleem tekkida.
Nii, mis seal veel on? Nii, oled kuidagi vaiksed. Kas ma vaatan? Jah. Nii, selline pilt. Natuke ilusam on juba. Näete, seal üleval on see, kuidas ma ütlen, suur pilt. Ja see, mis te tahvlil näete, see on siis nagu väike jupp sellest suurest pildist. Nii, mis te siit välja loete? Head ja huvitavat. Ja siis näete, iga see kast on mingisugune seade arvatavasti. Mis konkreetne seade on seal nagu numbrit järgi, aga see võib-olla ei omagi meie jaoks nii suurt tähtsust. Ja siis näete, nad on pandud mingisuguse loogika järgi. Et näiteks meil on siin all mingisugune seade ja tal on olemas 2 pesa. Ühte pesa läheb üks kaabel, mis viib siia nii-öelda vasakule ja teise, vastupidi, esimesse pesasse läheb see kaabel, mis viib sinna paremale kuhugi ja teise pesasse läheb kaabel, mis viib siia vasakule. Näiteks sihuke ristumine. Ja nagu topoloogia mõttes see on nagu muidugi ilusam, aga võib-olla siin oli mingisugune nagu loogika sees, et ei oska öelda. Et see on sellest plannerist nii-öelda välja võetud mingi pilt. Ja siis iga selle seadme järgi on siis mingi arv, kuidas ma ütlen, andurid, täiturid. Antud juhul me näeme seda suurt pilti ja kui me lähme selle seadme sisse, siis sealt me peaks vähemalt nägema, palju meil sisendeid, väljundeid on. Ja sealt siis nii-öelda lähme sellesse päris maailma, sealt vaatame, mis need andurid, täiturid teevad.